Me jõuame nüüd ühe väga huvitava teemani, mille märksõna bioenergeetika, mis lööb lambid põlema väga erinevatel huvigruppidel pauguga kohe, nii keskkonnakaitsjatel, puukallistajatel, aga samuti ka mitmetel teistel ärihuvide esindajatel, kes näevad biomassis oma äridele ühe või teistsugust tooret. Nii et minu hea kolleeg Andres Tropp, meie Eesti Energia regulaarsuhete juht, avab meile siis natuke seda pilti, kuidas see bioenergeetika näeb välja Euroopa Liidus, aga samuti ka Eestis ja mis on selle võimalik potentsiaal. Aitäh, palun, floor is yours. Aitäh, kas ma olen sees? Jaa, ma kuulen. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Andres Tropp, ma tegelen regulaatorsuhetega. Teinekord on küsitud, mida need regulaatorsuhted tähendavad. Põhimõtteliselt tähendab see kõik seda, mis jääb ettevõtte ja riigi ametkondade vahele ja täpselt seda iseloomustama hakata vist ei olegi mõtet. Aga kuna energeetika on poliitiliselt ja regulatiivselt võrdlemisi laetud teema, siis see praktika, mille Eesti Energia vist 2012 aastal juurutas regulaatorsuhetega sihitetult rohkem tegelema hakkamine, ma usun, et see on osutunud heaks taktikaks. Olav mainis, et bioenergeetika on teema, mis paneb paljudel lambi põlema ja mitte üksnes lambi, vaid punase lambi ja selle tõttu ma üritan vähemalt algatuseks selle suure pildi näitamisel keskenduda rohkem Euroopa Liidu kontekstile, siis rääkida natukene Eestist, siis jälle Euroopa Liidust ja siis see asi kokku tõmmata. Hakates üldse rääkima bioenergeetika teemal, siis kõige suurema pildi loomiseks võiks rääkida natukene Euroopa Liidu primaarenergia välissõltuvusest ja ma usun, et see on üsna üldteada ka kõigile kuulajatele, et Euroopa Liit kuulub kõrgema energiasõltuvusega riikide gruppi. Euroopa Liidu keskmine impordisõltuvus primaarenergia osas on 53%. Eesti muuseas on esimesel kohal Euroopa Liidus. Me oleme kõikunud seal esimese teise vahel ja see sõltuvusmäär on jäänud 11–14% vahele ja see kõrge koht baseerub peamiselt Eesti suurele põlevkivi energeetika osakaalule, nii et nagu te aru saate, see suur ja hea koht on mööduv nähtus. Ja ainus asi, mis põhimõtteliselt Euroopa Liidu kontekstis positiivselt suures pildis välja paistab, on biomass ja biomass primaarenergiana on Euroopa Liidus tõusnud juba number 2 primaarenergia allikaks, mille import moodustab üksnes 4,4% 2014 aastal. Nii et tegemist on positiivse, üldiselt positiivse elemendiga selles nutuses pildis. Kui me nüüd vaatame, milline see üldine Euroopa Liidu energia lõpptarbimise ja siis taastuvenergia, sealhulgas bioenergia osakaalu kasv on olnud, siis üldine pilt on selline, et energiatarbimine on Euroopa Liidus vähenenud seoses tööstuste lahkumisega, seoses energiaefektiivsuse meetmete rakendamisega ja taastuvenergia osakaal on tõusnud ligi 2 korda viimase 10 aastaga ja bioenergia on olnud ilmselgelt selle trendi vedajaks. Eesti Energia jaoks see bioenergeetika teema muutus selliseks tõsiseks teemaks 2009 aastal, kui me hakkasime rohkem huvi tundma selle vastu, et Narva jaamades suuremahuliselt biomassi põletada ja kui mina selle teema iseendale avastasin, siis ma ei kujutanud esialgu isegi ette, et just nimelt sooja ja külma tootmises
on bioenergia osakaal Euroopa Liidus kaugelt kõige suurem, olgugi et kõige suuremat tähelepanu tõenäoliselt leiab bioenergia kasutamine elektritootmises. Ja ka Euroopa Liidu tasemel keskmiselt 61% tarbitud taastuvenergiast tuleneb bioenergiast, mis on väga-väga suur kogus. Ja seoses nüüd soojamajanduse projektide mõnevõrra ammenduva potentsiaaliga ja kindlasti oluliste regulatiivsete riskidega nähakse, et see osakaal aastaks 2020 väheneb umbes 50%-ni, aga kahtlemata see osakaal saab olema väga kõrge ka lähiaastatel. Ja kui me vaatame nüüd natukene seda bioenergia kooki lähemalt, siis ongi näha, et 73% bioenergiast kasutatakse ära soojamajandusest, millest siis pool läheb kodumajapidamiste kütmiseks ja ülejäänud jaguneb siis peaasjalikult tööstuslikuks otstarbeks. Ja siis enam-vähem võrdselt 14% jaguneb nii bioelektri kui biokütuste vahel. Ja bioelektri puhul vast on ka põhjust mainida seda, et kui 60% sellest elektrist toodetakse koostootmisjaamades, siis 40% tuleb nendest suurtest ainult elektritootmisega tegelevatest kondensatsiooni elektrijaamadest ja kõige suuremad selle elektritootjad paiknevadki seal Kesk-Euroopas, Ühendkuningriikides, Belgias, Hollandis. Et selline on see üldine kook. Kui me nüüd kuulame seda, et mis see trend nagu on meil globaalselt, siis kõrvu jääb ikkagi see, et metsi raiutakse palju rohkem, kui neid juurde kasvab ja üldiselt on bioenergia teema väga-väga problemaatiline. Viidatakse, et see ei ole justkui jätkusuutlik. Kui me nüüd vaatame seda Euroopa Liidu metsade tagavara üldist pilti ja dünaamikat näiteks viimase 25 aasta jooksul, siis vastupidiselt sellele eelarvamusele tegelikult on viimase 25 aasta jooksul Euroopa Liidu metsatagavara kasvanud umbes 34% ja see on tingitud peamiselt sellest, et metsi on igal aastal raiutud keskmiselt umbes 2/3 juurdekasvu ulatuses. See pilt on muidugi üle Euroopa väga erinev. Kesk-Euroopa riikides raiutakse mõnedes ära praktiliselt kogu aastane juurdekasv. Põhjala metsariikides jääb see sinna 60-70% vahele, aga Balkani riikides on see raie osakaal isegi alla poole aastas. Ja energiatööstuse nägemuse seisukohalt ongi mainimise väärne, et jätkusuutlik metsade majandamine on vajalik esiteks metsanduse produktiivsuse tõstmiseks, aga tingituna siis ka Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkidest võimaldab see lühiajaliselt ja ka keskmises perspektiivis kõige efektiivsemalt vähendada süsiniku emissioone ja metsa noorendamise tulemusel paremini siduda ka selle süsiniku lendumist. Ja võt siit tegelikult põhimõtteliselt hakkab ka pihta see bioenergia poliitika diskussioon. Et bioenergia areng on olnud viimase või selle sajandi jooksul väga-väga kiire. Ja nüüd, kui võtta ette need Euroopa Liidu liikmesriikide energiamajanduse arengukavad, mis on peamiselt loodud selle jaoks, et riigid saaksid näidata, kuidas nad suudavad enda 2020 aasta taastuvenergia eesmärke täita, siis nende arengukavade baasil tuleb ette selline pilt,
et järgmise 5-6 aasta jooksul peaks bioenergia kasutus suurenema veel 30% võrra. No mulle tundub see väga optimistliku vaatena, ma pigem ei usu, et see realiseerub ja seda tingituna just nimelt sellest, et esiteks need klimaatilised tingimused on viimastel aastatel soojemad olnud, energiaefektiivsuse meetmed töötavad ja üleval on olulised regulatiivsed riskid, millest ma natukene hiljem kohe ka räägin. Aga suurimat kasvu võimalust nähaksegi siis ette kütuste tootmises ja elektri tootmises, et soojatoodangu kasv jääb pigem väikeseks. Varem, nagu ma aru saan, oli juttu juba ka sellest, et kus kõigutati arusaamist, et metsandus ja metsanduse produktide kaubandus on selline lokaalne äri. Eesti meedias on ka väga palju veetud erinevaid sirklitõmbeid ja räägitud, et Narva jaamadest 60, 70 või 100 või 150 kilomeetri kauguselt, kas on mõtet või ei ole mõtet seda biomassi elektrijaama viia. Ja ühesõnaga see teema on nagu ajast ja need arutelud on nagu ajast kõvasti maha jäänud. Eriti puistest metsasest materjalist pelleti tootmine on kujunenud tööstusharuks, mille toodang on kaubeldav börsidel ja mida tõepoolest liigutatakse ühest Euroopa otsast teise suurtes mahtudes ja enamgi veel, kui Euroopa Liidu pelleti tarbimine on aastas umbes 20 miljonit tonni, siis lisaks Euroopa Liidu 14 miljoni tonni toodangule tuuakse 5 miljonit tonni ka Põhja-Ameerikast ja ligi 1 miljon tonni Venemaalt Euroopa Liitu. Ja mis on see, mis puudutab suurimate tootjate nimekirja, siis ma olen erinevatest allikatest leidnud erinevaid edetabeleid, aga Eesti koht 4. pelletitootja Euroopas on nagu ülimalt kõva sõna. Ja siit tahaks saata tervitused Graanul-Investi omanikule härra Kirjanenile, Äripäeva eelmise aasta ärimehele. Ja iroonia tuleneb just nimelt sellest, et kui 2011 ja 2012 aastal oli meil suur kisa selle üle, et miks ikkagi Narvas seda puitu põletatakse ja puitu Eestis ju ei olegi tegelikult üleüldse, kõik puidutööstused on puidu näljas, siis nagu see statistika, Eesti Statistikaameti statistika näitab ja numbrid on alasti tõde, siis me näeme seda, et alates 2011 aastast on puidubriketi ja graanulite eksport sisuliselt kolmekordistunud ja kui me nüüd mõõdame kokku selle nulltaseme ja selle ülemise taseme vahe, siis koguseliselt moodustab see eksport 2 korda nii palju pelletikütust kui 2011 esimesel või teisel poolel ja 2012 esimesel poolel Narva jaamades põletati. 2 korda rohkem lisaks baastasemele. Ja mida ma selle skaala abil öelda tahan? Ma tahan öelda seda, et ma ei nõustu kuidagi selle kriitikaga, et Eesti Energia oli selle puidu hinnaralli vedajaks. Takkajärgi pikemal skaalal arenguid vaadatuna ilmnevad tegelikult hoopis teised tõsiasjad ja fakt on see, et eksport, puidugraanulite eksport, küttepuidu eksport oli alati igal ajahetkel suurem kui Narvas põletatud puit. Välisturgudele müüdud puidu eest maksti suuremat hinda kui Narvas kokku ostis ja nagu te kogustest ka näete, siis Eesti ei ole puidust tühi. Puitu oli küll ja puitu on ka täna piisavalt. Kui me räägime nüüd olukorrast Eestist lühidalt, siis
Eesti on enda 2020. aasta taastuvenergia arendamise üldeesmärgi, mis on 25% lõpptarbimisest juba täitnud ja see annabki meile võimaluse huvi korral sõlmida niinimetatud statistikakaubanduse lepinguid, aitamaks ka teistel liikmesriikidel enda eesmärke täita. Kui me räägime metsade keskmisest raiemahust, siis see on üsna lähedane Euroopa keskmisele. Keskmiselt on viimase 10 aasta jooksul raiutud umbes 2/3 aastasest juurdekasvust ja kuna see juurdekasv on oluliselt väiksem olnud kuna see raiemaht on olnud oluliselt väiksem juurdekasvust, siis on ka metsade vanuseline struktuur Eestis suhteliselt kehv ja Eesti Energia ei pretendeeri ekspertiisile metsanduse valdkonnas. Me lihtsalt viitame erinevatele metsandusorganisatsioonidele, kelle hinnangul on Eestis 10 miljonite tihumeetri suurune kas küpsete või juba üleseisnud väheväärtuslike puistute tagavara, mille kodumaist kasutust ei paista, kuna paberipuidu nõudluse langus traditsioonilistes ekspordikohtades on oluliselt vähenenud. Eesti on enda tõhusa koostootmispotentsiaali suures osas juba ammendanud. Me kinnitame seda, et isegi juhul, kui Narva jaamades hakatakse hakkekütust põletama, siis sellest ei jää mitte ükski tõhusa koostootmise jaam Eestis ehitamata. Ka Eesti energiamajanduse arengukava on seadnud eesmärgiks realiseerida 2030. aastal seni veel kasutamata umbes 50 megavati suurune tõhusa koostootmise potentsiaal. Ja selline tänaseks tekkinud olukord Eestis lasebki Eesti Energial hellitada lootust, et me kasutame senisest rohkem puitu Narva elektrijaamade 3 keevikihtplokis, aga kindlasti näeb Graanul Invest siin ka tõenäoliselt võimalust suurendada enda ekspordimahte erinevate Kesk-Lääne-Euroopa turgudele. Aga tõsiasi on see, et Euroopa Liit seisab uue regulatsiooni vastuvõtmise ees ja ei kummagi plaanid ei pruugi tegelikkuses realiseeruda. Ja võtmaks asi natukene kokku, siis oluline on see, et umbes 69% bioenergiast toodetakse Euroopa Liidus tahkest puitse päritoluga biomassist. See on bioenergia turu võtmekomponent ja täna kehtiva taastuvenergia direktiivi kohaselt peab küll biokütuse tooraine sõltumata sellest, kas on hangitud Euroopa Liidust või kolmandatest riikidest, vastama niinimetatud jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Näiteks ei tohi tooret hankida primaarmetsadest, mille hulk on Eestis 45% juures metsade koguarvust. Aga tahkele biomassile siduvaid jätkusuutlikkuse kriteeriumeid kehtestatud ei ole. Direktiiv annab üksnes suunise soodustada tõhusa koostootmise tehnoloogiaid või tõhusa energia muundamise tehnoloogiaid kasuteguriga vähemalt 70%. Nagu ma ütlesin, Eesti on selle ülesandega päris hästi hakkama saanud. Ja Euroopa Komisjon on tõepoolest mures, et kui Euroopa Liidu riigid peaksid tõepoolest suutma realiseerida enda arenguplaanides kirja pandud eesmärgid, siis võib biomassi kasutamine Euroopa Liidus läheneda selle võimalikule potentsiaalile ja seetõttu on juba lähikuudel Euroopa Komisjonilt oodata jätkusuutlikkuse kriteeriumide kehtestamist ka tahkele biomassile. Mida see endast siis nagu kujutada võiks? Kevadest saati on Euroopas käinud erinevad konsultatsioonid, avalikud konsultatsioonid, kohtumised huvigruppidega ja näiteks Euroopa suurimad keskkonnaorganisatsioonid peavad vajalikuks selge numbrilise piirväärtuse kehtestamise iga-aastaselt biomassi kasutamisele. Lisaks nad leiavad, et biomassi ei tohiks üldse toota üle 10 sentimeetrise diameetriga
ümarmaterjalist. Ma ei tea, ma ei ole siiamaani suutnud aru saada, mida peetakse täpselt selle ümarmaterjali all silmas, millist kvaliteeti selle all silmas peetakse. Ja kindlasti ei pea keskkonnaorganisatsioonid võimalikuks ka võtta puitu primaarmetsadest ja mis kõige olulisem Eesti Energia jaoks, keskkonnaorganisatsioonid soovivad kehtestada siduva efektiivsuskriteeriumi, mis ei oleks väiksem kui 70% kasuteguri näol. Niinimetatud metsariigid ehk Põhjala riigid näevad asju loomulikult hoopis teistmoodi ja nad leiavad seda, et kehtiv metsanduse regulatsioon tagab metsade jätkusuutlikkuse niigi. Ja kui me vaatame tänast praktikat, siis tegelikult hoolimata sellest, et mõningates Kesk-Euroopa riikides raiutakse ligi sama palju, kui on aastane juurdekasv, siis tegelikult nii-öelda punases ühte riiki veel ei ole. Mitmed mittemetsariigid on samal ajal ise kehtestanud biomassi jätkusuutlikkuse kriteeriumid, tagamaks enda investoritele kindlustunnet teha investeeringuid, sellepärast et olukorras, kus kõik teavad, et kohe on tulemas uus ettepanek või ettepanek uue regulatsiooni osas, mis tõenäoliselt saab investeeringuid ja biomassi kasutust piirama, siis ei ole mõistlik neid investeeringuid teha. Ja kui me räägime sellest, mis laual on, siis põhimõtteliselt on laual niinimetatud riskipõhine lähenemine, biomassi pakkumise piiramine ja biomassi lõppkasutamise piiramine. Ja kui me räägime riskipõhisest lähenemisest, see põhimõtteliselt tähendab seda, et komisjon hindab iga liikmesriigi metsanduse regulatsiooni ja praktikat individuaalselt ja need riigid, mis leitakse, et ei ole nii-öelda suure riskiga riigid, nendest toodetud biomass loetakse automaatselt jätkusuutlikuks, aga on ka võimalus siis piirata pakkumist erinevate koguseliste piirangutega või siis lõppkasutust kas siis kasuteguriga või erinevate teiste võimalustega. Ja arvestades seda, et Eesti on väga suur metsamaterjali ja selle toodete eksportija, siis seoses Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika eesmärkidega ei saa välistada ka seda, et uus regulatsioon saab olema komplekssem kui kunagi varem ja Eesti positsioon energiapuidu suuremahulisena eksportijana ei pruugi olla just meie enda riigi jaoks kõige parem, sellepärast et metsa raiumisest tulenevad nii-öelda negatiivsed arvestuslikud mõjud võivad jääda Eesti kanda, kuid taastuvenergia toodetakse importivates riikides. Kui me võtame nüüd selle asja lühidalt kokku, siis bioenergia kasutamise kasv on tõesti olnud Euroopa Liidus väga kiire ja väga olulist rolli on selle juures mänginud liikmesriikidele kehtestatud siduvad taastuvenergia arendamise eesmärgid ja ka biomassist energia tootmise kõrge konkurentsivõime võrreldes teiste tehnoloogiatega. Me oleme nüüd vahemikus 2020 kuni 2030 taastuvenergia arendamisel Euroopa Liidus võtmas kasutusele uut metoodikat, liikmesriikidele siduvaid eesmärke enam ei kehtestata, eesmärk kehtestatakse liidu üleselt, kasutamaks ära neid kõige optimaalsemaid taastuvenergia tootmise vahendid ja mitte sundima liikmesriike, näiteks Luksemburgi kuskil, kus puuduvad igasugused kohalikest oludest tingituna sobivad taastuvenergia arendamise võimalused, et üritatakse saavutada rohkem neid optimaalsemaid lahendusi ja kuivõrd see nüüd mõjutab bioenergia kasutamist, see on päris huvitav küsimus. Aga tõenäoliselt see mõju saab kuigivõrd olema. Ja kuigi kiiret kasvu nähakse jätkuvat ka lähiaastatel, siis just soojatootmise sektori potentsiaali ammendumise, energiatõhususe meetmete ja mitmete liikmesriikide huvi tõttu panustada edaspidi teistesse tehnoloogilistesse lahendustesse. Ma viitan eelkõige Saksamaale. Saksamaa on öelnud väga selgelt, et
nende huvi bioenergia suuremahulise täiendava arendamise vastu on, ühesõnaga seda huvi enam ei ole ja nad soovivad keskenduda teistele tehnoloogiatele, et need muutused viitavad sellele, et on võimalik, et need senised paberile kirja pandud kasvuootused on liiga optimistlikud. Aga me ei saa üle ega ümber sellest, et meil on praegu üleval väga suured regulatiivsed riskid ja need potentsiaalselt ei mõjuta mitte üksnes energiatootmist, vaid ka metsamajandamise ja töötlemise sektorit tervikuna. Sellepärast, et olukord igas Euroopa Liidu liikmesriigis või ütleme mõningates liikmesriikide gruppides, ma pean siin silmas metsariigid, mitte metsariigid, on väga erinevad. Ja see efekt või see negatiivne mõju, mis võib nendest uutest reeglitest ilmeneda, võib olla Eesti metsasektorile, rääkimata energiasektorist, väga negatiivne. Ja seetõttu Eesti peab pingutama, et tagada enda huvidele vastav regulatsioon ka peale aastat 2020 ja ma tean, et Keskkonnaministeerium pingutab selle nimel ja me loodame sobivat tulemust meile kõigile. Aitäh! Tänud, Andres, sinule omaselt sa suutsid jälle siis tekitada inimestes, ma loodan, et huvi selle teema vastu, sest ettekanne oli nii mõneski aspektis intrigeeriv. Me nägime tegelikult bioenergeetika maastiku värve, et see ei ole mitte ainult rohe-must või rohe-valge must, vaid et seal on palju rohkem värve, see maastik on palju huvitavam. Kas saalis olijail tekkis äkki küsimusi? Tere, küsi palun. Ma loodan, et sinu küsimus on siis mitte koos vastusega seekord. Okei. Saad järgmine. Üks. Töötab või? Ja, et Kalev Kallemets Majandusministeeriumist taas, et ma arvan, et üks slaid oli võib-olla puudu, et mis minust on väga huvitav ja oluline nagu selle bioenergia suhtes, et mitmed liikmesriigid seoses suhteliselt tõsiste nende CO2 kärpe eesmärkidega, mis ma õigesti aru saan Keskkonnaministeeriumist, siis peaksid olema ikkagi liikmesriikidele ka iga-aastaselt siduvad, siis on võtnud vastu siseriiklikult kas siis vähem siduvaid või rohkem siduvaid eesmärke nagu söeenergia kasutamisest loobumiseks ja nagu Suurbritannia ja ka Taani kogemus näitab, see kõige lihtsam viis siis tekkivat defitsiiti kompenseerida on nende konverteerimisega siis biomassi kasutamisele. Need riigid, kes siis, keda ma silmas pean, on Belgia, Holland, Soome, Taanil on jätkuvalt veel päris palju söevõimsust, mida ei ole väga lihtne nagu kompenseerida muul meetodil, ja jätkuvalt ka Suurbritannial on väga mitmed suured söeelektrijaamad töös, mida nad tahavad 2025-30 aasta perspektiivis sulgeda, nii et üpris üllatav oli kuulda, et komisjon nagu tõsiselt mõtleb, et piirata nagu seda konverteerimise nagu võimalust selle kaudu, et siis rangemalt reguleerida biomassi kasutust, et kuidas need asjad kokku käivad, et kas komisjon on üldse, kuidas komisjon suudab, kui sul on selline otsene info, suudab enda jaoks nagu seda kahte asjaolu kokku viia, et on siseriiklikud söeenergia kasutamise nagu loobumisplaanid ja siis tekib defitsiit, mida on kõige lihtsam kompenseerida biomassiga. Kalev, ma olen täiesti nõus, et slaide oli puudu, slaide on palju puudu. Mina tuvastasin 8 slaidi. Mina olen süüdi, ta ei saanud rohkem aega. Aga süüdi on Olavi. Olavi ei suutnud mõista seda, et Euroopa Liidu taastuvenergia tootmisest 61% langeb bioenergia peale ja sellest hoolimata ka erinevatele teistele marginaalsetele energiatootmisliikidele ta tahtis anda sama palju aega kui bioenergiale. Et ma väga vabandan, aga see on Eesti Energia keskkonnateenistus. Looduskaitse selts, lühike küsimus, lühike vastus, aga sa siis vasta selle küsimusele ka, see oli nii pikk küsimus, et see oleks alguses meelest ära. Meil on Euroopa Liidus, nagu sa tead, liikmesriigid ise vastutavad enda energiamiksi eest ja komisjon loob lihtsalt tingimused, valikud on liikmesriikidel. Okei, veel kord, lühike küsimus, lühike vastus.
vastusest tuleb lühike. Looduskaitse Selts, Juhan Telgma. Küsimuse lühidusele ei oska praegu hinnangut anda, aga see puude ahjuajamise teema tõuseb aeg-ajalt ikka enama või väiksema kirglikkusega, loodan, et siin on ta väiksema kirglikkusega üleval. Et märtsikuus, kui Andres oli väga lahke ja tuli Eesti Rooma klubisse seda teemat valgustama, siis klubi president Tarand tõstis selle asja väga teravas ja väga hukkamõistvas sõnastuses ja siis üks põhine argument, mis sa välja tõid, oli see, et meil polegi vaja Eestist seda puitu kokku vedada, et see on kauge, aga et me veame Sillamäe sadamast, kuhu toovad siis ümbert Läänemere kõik suure õhinaga seda puitu, sest pakkumist on kõvasti ja hind palju odavam kui Eestis. Aga siin on juhtumisi täna saalis ka Keskkonnaministeeriumist niisugused metsanduse taustaga inimesed, mis nemad niisugust heast plaanist võiks arvata? On see teil omavahel kokku lepitud, et nii võiks teha? Nii et sa küsid hoopis Keskkonnaministeeriumi käest? Ma tean, ühesõnaga ma ei nimeta nime, aga suurimalt Eesti metsandusettevõttelt me oleme küsinud selle kohta kommentaari ja nad on öelnud mitte mingil juhul. Ma arvan, et sul on võimalik täna kohe pärast seda esinemist küsida meie hulgas on ka Erametsaliidu, Erametsakeskuse esindaja, et küsi, mida arvavad metsakasvatajad ka sellest, et siis saad teada paremini sellest. Ta vastab sulle kindlasti, kui sa küsid. Nüüd see aeg küll täis, aga tegelikult mul on nii kange tahtmine küsida kiire küsimus ja loodan sult hästi kiiret vastust ka, et see küsimus, mis ma tahtsin küsida, selle sa vastasid juba oma esinemise ajal ära, et kuidas jätkub siis seda biomassi meie oludes. Aga et mind huvitab nüüd see ikkagi, et kuidas sulle tundub, et kõikide muude regulatsioonide kõrval meil lähevad järjest karmimaks umbes keskeltläbi 5-aastase sammuga ka keskkonnaheitmete, ütleme igasugused keskkonna saastamisega seotud normid, piirnormid, näiteks õhuheitmete piirnorme pidevalt korrigeeritakse, et kuidas sul tundub selles valguses, et üldse nagu bioenergeetika perspektiiv lähema paarikümne aasta perspektiivis? Siin ei ole ühte ja õiget vastust. Euroopa Liit on väga-väga erinev, liikmesriikide olukord on väga-väga erinev, aga kui liidu tasemel mingisugused reeglid kehtestatakse, siis neid rakendatakse ühtemoodi kõikidele liikmesriikidele. No mõnes mõttes ma saan sellest aru, sellepärast et vastasel korral tekiks väga suur nuring kuskil mujal, samas vaadates seda, et Eestis on parim välisõhu kvaliteet terves Euroopa Liidus ja siis küsida, et mis mõttes, kas te tõesti mõtlete, et te rakendate meie suhtes kõiki neid uusi heitmete reegleid, mis lähevad kogu aeg rangemaks ja rangemaks ka kõige puhtama välisõhuga riigi suhtes, siis, ja sellele vastatakse, et loomulikult siis meil tuleb sellega lihtsalt leppida, et see on see ühenduse võlu. Tänud! Aitäh!